No hei, laupäev on ja reis ongi selja taga, et me jõudsime siis eile öösel selline natukene 12 Tartusse ja said sellised mõnusad 9 tundi magada. Uni oli mega hea, ärkasin puhanuna üles, ma ei pannud äratuskella ega midagi ja siis käisin ka hommikul siis kaalu peal, et kui enne reisi oli seal 68,5 ikka, siis täna näitas kaal 67,5 ehk siis kiloga allpool ja ma loodan, et siit läheb nüüd ainult ikkagi allapoole. Ma tegin endale uue tabeli ka, mida ma siis nüüd hakkan korralikult tehtma, et siukene nagu päeviku vorm, et panen iga hommik kaalukirja, igapäevased sammud, kardiotrenni, enesetunne, uni, stress, tsükkel, kõik läheb kirja ja dokumenteerin nii palju kui võimalik, sest mul eelmine aasta tegin seda sama moodi ja siis on hea võrrelda. Kaalugraafik sai ka enam-vähem paika. Arvutasin välja, et kui ma selline keskmiselt pool kilo nädalas langetan kaalu, siis ma jõuan ilusasti ehk sellisesse vormi, nagu ma olin eelmine prep, siis viimane võistlus. Et tahaks seekord kohe esimeseks võistluseks selline 57 kilo vähemalt saada. Ideaalis võib-olla isegi ka 56,5. Aga eks näis, milline see vorm siis seekord tuleb, mis siit välja koorub. Aga igal juhul ma olen täiega põnevil. Tulin praegu küll jalutama, aga vaatan ka siis Euroopas toimuvaid, Hispaanias toimuvaid maailmameistrivõistluseid. Et Kelly on ka seal ja tema võistleb. Et tal tuleb kindlasti hästi pikk päev, sest ta on bikiinide põhimõtteliselt kõige pikem katt, mis on seal üsna lõpus. Aga ma loodan, et ma näen ka kenasti, no kindlasti näen, et neid võistluseid vaadates tuleb küll endal ka täiega nagu mott peale. Igal juhul täna on mul plaanis ka veel trenni minna ja ma pean klientidele kavasid koostama ja ideaalis ehk jõuan ka tunnike kardiot teha saalis, et otseselt justkui nagu ei peaks, sest et reisil oli seda mägedel tatsemist, mis võis täitsa kardio alla minna ja ühe korra sai saalis ka käidud ja tegelikult seal ma tegin ka tund aega kardiot, aga ma arvan, et mul on täna aega seda teha. Vahepeal läbisin siin kursuse, et rasedusaegne ja järgne treening, et mööda külge maha ei jookse need teadmised, et saaks aidata ka naisi, kes on siis lapseootel või siis on sünnitanud, sest mul on olnud selliseid kliente ja nüüd ma tunnen ennast natukene kindlamana neid juhendades. Ma kõnnin edasi, sest et krõbe on siin meil Eestis ja sõrmad veidi külmetavad, et panen selle telefoni tasku, kuulan podcasti ja teen oma sellise mõnusa kõnniringi ära. Ilm on päris mõnus, kuigi hakkab vaikselt juba päike loojuma ja pimedaks minema, aga ei ole hullu. Aga jah, reis oli täiega äge ja ma loodan, et ma suudan selle vlogi ka võimalikult kiiresti kokku panna, sest materjali tuleb järjest peale. Aga jah, reis oli väsitav,
aga emotsionaalselt täiega laetud tunne, et jah, igal juhul Madeirale läheks tagasi ka, sest et tegelikult on seal veel nii palju avastada ja nii äge, et see on selline nii pisike saar, aga see loodus seal on nii mitmekülgne, hästi erinev, rajad olid kõik erinevad ja väga-väga vinge. Soovitan minna, kellel vähegi võimalik. Aga okei, jalutan edasi ja ehk näitan teile täna trenni ka. Tellisin MyProteinist sellised pre-workout shotid. Kavatsen teha täna korraliku trenni, nii et võtan selle sisse ja siis mul on mingi kiiks, et ma pean trennis ka eriti alguses nätsu närima ja mulle need kaneeli omad nagu täitsa meeldivad, need on huvitavad. Aga jah, ostsin Madeiralt kaasa endale ja läheb teeb selle trenni ära. No nii, cheers! Sour berry, päris hapu. Okei, läheme trenni. For figures obliged to make it smaller. And for me, it's a challenge. I hope not for the judges. It is a challenge. 11, please. Well, they all look very confident. Yeah. I mean, the judges. The judges, most of them, they know now the competitors, but it's true that this category over 172, a lot of athletes first time on stage. We have been commenting, but suddenly appears somebody really, really different. Wow. Elena Shumina. Well. Nii, ma juba hingaldan, aga kell on 8 ja siin magama mingi 3 läbi, sellepärast et kelli kategooria läks lavale alles kell 3. Täiesti crazy. Need korraldajad ikka üldse ei õpi, et iga kord sama jama, et tüdrukud ootavad hommikust saadik, on valmis ja saavad lavale järgmise päeva vara hommikul. Crazy. Aga mis teha? Samas jällegi kõik tüdrukud on samas seisus. Et kelli kategooria oli päris pikka. 37 meest. Lava tundus pigem nagu pisike. Nad olid 3 reas. Ja kõige pikem katt oli kuni 169. Minu kategooria. Ja vaatasin seda ka 40 naist. 3. Ja see valik tehakse nagu mega ruttu. Valitakse siis mingi
istus naist välja poolfinaali ja siis tuleb finaal. Poolfinaali kahjuks ei saanud, aga nii nagu see kommentaatorgi ütles, üks naine, kes on ka võistelnud, et ükski naine seal, kes oli, ei tohiks nagu kurb olla selle pärast või no tohib, aga ei oleks nagu põhjust selles mõttes, et tase oli väga kõva, üsna ühtlane ning kõik on vaeva näinud, aga ongi võitjad on ainult üks ja kohtunikud ei saagi väga detaile vaadata eliminatsiooni voorus ja tehakse valik üsna kiiresti. Aga et jah, kõik, kes on lavale jõudnud, on juba võitnud. Et see ala on kord juba selline oli vähe maganud, on raske, aga ma tahtsin selle trenni ikkagi ära teha ja siis 10:30 lähen buss. Nii, soojendus tehtud. Ja vaatame edasi. Kui mõnus ilm täna on. Päike paistab. Tulin eile siis maale. Täna on pühapäev. Et eile õhtul rongiga tulin. Et lihtsalt niisama pole ammu siin käinud ja kuidagi tundsin, et tahaks Tartust eemale natukene puhata. Ja et tulin oma jalutuskäigule. Plaanin siin teha siuke võib-olla 7, 8, 10 kilomeetrit, et ühe jalutuskäiguga kõik sammud täis saada. Et täna me ekstra mingit kardiat või trenni ei pea tegema, et eile oli mul 8. jõutrenn järjest ja keha on tegelikult päris väsinud. Ja homme ma vaatan, kas ma puhkan või lähen käin siin külakeskuses jõusaalis. Et vaatame. Nii, aga väike update, et kuidas siis prep läinud on. Ma tegin siin, mis päev see oligi? Äkki laupäeva hommikul vist tegingi vormivideo ja kuigi
minu kaal oli laupäeval -1 kilo, siis ma ikkagi tundsin ennast kuidagi nii paksuna. Aga noh, jah, et eks see kaal ongi veel üleval ja nagu poseerida, aga nagu väga lihaseid välja ei tule. Ja ma ei tea nagu, mida minu keha tegi, et tegelikult juba reede õhtul ma tundsin, et kuidagi nagu nii kerge oli olla, et enesetunde poolest ja reede öösel vastu laupäeva ma käisin mega tihti vetsus vett väljutamas siis ja ma ei tea, mis mu kehal praegu on, et täna ka nagu terve päev ma käin nii tihti, öösel ka ja muudkui ma joon piisavalt palju, ma ei joo ülemäära palju, et ma ei teagi nagu, miks see on praegu nii, aga igal juhul jah, kaal oli laupäev -1 kilo, 1,1. Aga muidu nagu üldiselt enesetunne on päris okei. Ma järjest rohkem naudin trenne, et mulle tundubki, et noh, et nüüd on selline kuu aega sellist rutiini olnud, et ma tunnen, et läheb juba lihtsamaks ja ma olen nagu selle enda sisse saanud ja ma naudin seda rutiini nüüd. Ja trennid on üsna tugevad, et raskuseid suudan ikka ka tõsta ja seni on nagu mulle tundub prep hästi läinud ja ma tegin ka kaalugraafiku, et isegi natukene oleme ees sellest graafikust nagu eelmine kordki. Alguses läks nagu nobedamalt see kaal alla, aga eks mingi hetk ikka tuleb neid seisakuid ja tegelikult ma arvan, et järgmine nädal, kui ma kaalun, et ma ei ole nii kerge võib-olla, et keha mingi aeg ikkagi taastab selle vedeliku tasakaalu. Et millegipärast jah, praegu nagu ainult väljutab. Aga eks näis, vaatame. Täna saab ka sauna kella 4 paiku, et ja siis mul on päris palju kavasid vaja teha ja nagu tööd on tegelikult üsna palju, mida arvutis teha, aga vähemalt ma paar päeva puhkan üks-ühele siis personaaltrennide tööst. Et eks ikka see natukene kurnab, väsitab, kuigi ma väga naudin alati. Nii, tuli meelde, mis ma veel öelda tahtsin, et praegu ma hakkangi kohe kuulama ühte unepodcasti, mida ma alustasin juba siin üks päev ja tahtsingi öelda seda, et ma seekord nii hästi tunnetan, et kui ma saan oma 8-9 tundi kätte, siis mul on nii palju parem olla, mul on trennis palju rohkem jõudu, mul taastumine palju parem, et ma tõesti see proovin keskenduda ja prioritiseerida oma und ja keskenduda sellele, et ma saaks need unetundid ikkagi kätte. Et ma tean, et vahepeal võib juhtuda, et ei saa, aga uni on lihtsalt nii oluline, et neid tulemusi saada. Kardioses ka ma tahtsin öelda, et praegu naudin kardioid ka isegi, et iga kardio ma kuulan enda mingeid loenguid, mul on päris mitmeid kursuseid läbida, et selles mõttes, et saan ühendada siis kardio kasulikuga, et mulle ei meeldi loenguid kuulata lihtsalt nii, et ma istun ja kuulan, aga samal ajal kardiot teha on väga mõnus, et vahepeal saan vajadusel telefoni mingeid märkmeid teha ja täiesti okei on nii õppida ja ma tunnen, et ma talletan ka niimoodi nagu palju paremini, et mul ei teki mingit und peale, mis muidu nagu kodus istudes kuulates tekiks. Et jah, aga ma nüüd jalutan edasi ja naudin seda ilma. Nii, tulin siis ikkagi täna jõusaali ka siinmaal, et privaatjõusaal, kedagi ei ole, aga ema ja siis tal sõbranna liituvad ka natukene hiljem. Et ma teen siin praegu 10 minutit sooja, teen jõutrenni ja siis otsa ilmselt mingi
prooviks teha tund aega kardiot, vaatan, palju ma jaksan, et võib-olla teen 45 minutit, aga ideaalis tund. Nah, mate. Knock, knock. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door. What's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure. Boring, never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money now, yeah, more tax. Sorted it now, don't worry about that. Boring, yeah, I've never been that. I get paid, bro, just to relax. Yeah, more money, but yeah, more tax. But sorted it now, don't worry about that. Flexing, yeah, but your soul is empty. Dripping in diamonds, Fenty. Dripping in vibes, got plenty. Got the technique, yeah, like Jet Li. Ow. One little chop like pow. One little hit like wow. Living for the now, live for the sound. Nice for the dollar, but I'm making a pound, yeah. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, no, don't worry about that. Something. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, no, don't worry about that. Something real, something raw. Nii, hello! Ma vaatasin, et viimased klipid, mis ma tegin, olid esmaspäeval, et kui ma siis maal tegin trenni. Tänaseks on juba siin neljapäev ja ega midagi erilist olegi toimunud, et olen siin kenasti oma trennid ära teinud, kardio ära teinud, iga päev ma peaaegu tund 20 000 sammu, sest et tihtipeale ma kõnnin üle Nurme gymmi ja pärast tööpäev mõtlen, et läheks bussiga tagasi, vaatan, et jala jõuaks umbes samal ajal koju, et siis pigem nagu jalutan. Ja tegelikult on mõnus, mulle praegu meeldib, ma naudin, mõnus selline lumine talvine ja kodus ka on mul kõik ära kaunistatud. Et ma pärast vist teen mõned klipid võib-olla, et mul sõbranna tuleb õhtul külla, et ma panen siis küünad põlema, teen selliseks mõnusaks hubaseks olemise ja saame natuke catch-upida ning jäätis süüa, et ma eile panin sügavkülma pistaats ja valge šokolaadi sidrunijäätise. Ma loodan, et see saab hea, et maitseb täna. Et jah, ma pean täna paki ka teile vist panema. Okei, no jõuab, et megaväss on peal, et ilmselt ongi koormus on päris korralik olnud ning kuufaas on selline, kus nagu energia on pigem low ja siis kuidagi täna kohe tundsin eriti, et energia on kukkunud. Ja täna hommikul ma ei jõudnud ennast kaaluda, aga siin vahepeal korra viskas kaal jälle mingi pool kilo üles. Eks ta kõigub üles jälle. Et mingi hetk viskas täiega vett välja, kaal langes kiiresti ja siis hakkas ka pea ringi käima. Aga nüüd vist on nagu tasakaal võib-olla natukene paremaks läinud, et korra tuli tagasi üles. Et homme ma jälle kaalun, et vaatan, mis see kaal teeb. Aga usun, et on kenasti nagu graafikus ja läheb nii nagu vaja on. Et jah, igal juhul täna nüüd ma lähen käin poes, siis ma lähen koju, saan natuke puhata. Vaatan võib-olla teen röstitud mandleid ning siis ootan juba sõbrannad külla, et selline relax. Homme on veel viimane trenn, kardio ja siis nädalavahetusel ma plaanin küll lihtsalt nagu olla ja jalutamas küll käiksin, aga trennidega oleks kõik selleks nädalaks ja lihtsalt kavasid vist on vaja teha, aga see on siuke mõnus nokitsemine. Tegelikult ma tahtsin
üldsegi alustada sellest, et ma käisin Airi juures üle pika aja ja lasin ripsmeid värvida ja kulmud korda teha. Et nii hea värske tunne kohe, et võiks ikka tihedamini käia vist. Et palju kohe ilusam tunne on. No tšau. See vlog on küll väga-väga katkendlik, aga pole hullu, et täna õhtul ma veel panen alles Madeira vlogi kokku ja siis hakkan seda kokku panema, eks see tuleb selline 3 nädala vlog siis kokku. Täna on meil siin 4. detsember vist, on neljapäev ja hommikul oli mul Merje trennis, siis ma tegin enda pool minutit kaardiat ära trepil, siis ma tatsasin kiiresti küüntesse, Evelin tegi minu küüned ilusaks taaskord, tegin siis seekord hajutatud prantslase, et selline mõnus talvine, hästi ilus klassikaline. Ja nüüd ma siis mõtlesin, et jalutan Ülenurme džimmisid, et mul oleks täna vaja teha Ülenurme päev, et enda trenn. Siis on mul plaanis minna ka Meditsiina ilukliinikusse, sellepärast, et see siin häirib. Et käisin aasta alguses, mäletan pärast vist enda sünnipäeva äkki ja nüüd on hakanud ikka jälle tähega häirima see kuulise korts ja lasen siis botoxit teha ja siis sealt otse ringtrenni ja alles siis koju, et tuleb selline siia-sinna päev igale poole erinevates kohtades käia. Aga homme on mul täispikk Ülenurme päev, et kliendid ja ma plaaniks teha laupäeva hommikul või siis homme hommikul siuke vormi update'i ja räägin ka natukene, et kuidas mul selle kaaluga siis olnud on ja kuidas vorm on.
Sõida on üles. Uksed sulguvad. Mõnusalt punane, et tulin ikkagi jala siia, sest et mul oli piisavalt palju aega. Kuigi alguses mõtlesin, et tulen taksoga. Ma loodan, et ma vajutasin õigesti. Ja on meditsiin ikka 4. korrus. No nii, mul tuli Fitpointist pakk, tellisin. Ja siin on siis treeningkorset, mida ma nüüd plaanin hakata siis kandma. Siis ma tellisin cream of rice'i. Ma ei tea, ma tahtsin ära proovida. Ja ma tahaksin väga võrrelda ka tavalise riisijahuga, et kui ise ära maitsestada, et kas on mingi vahe. Aga see siis on siin biscuit and salted caramel. Siis ma tellisin minu arust teise maitse ka. Creamy apple on siin. Ma isegi rohkem ei tea, mis ma tellisin. Ma ei tea, mis siin on. No nii, ma tellisin siit mingisugused 2 energiajooki, mida ma tahtsin proovida. Siis väga tihti neid ei tarbi ausalt. Siis condensed bean, no sugar added. Et see oli päris hea. Et siin on 100 grammi kohta... Appi ma ei näegi praegu. 15 grammi kohta on valku 0,7, 25 kilokalorit 15 grammi kohta. No see ongi 15 grammi umbes panedki ühe portsjoni pudrule või kohupiimakreemile juurde. Siis ma tellisin need kummikommid. Ma mäletan, et ma kunagi sõin neid. Mulle tegelikult hullult meeldivad kummikommid ja need pandi omad on nagu päris head ja 50 grammi pakk on 70 kilokalorit, et selline snäkk. Ja siis selline huvitav, tegelikult ma tahtsin ühte teist, aga see oli otsas. Choco in jelly. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, kas see üldse hea on, aga 100 grammi kohta 81 kilokalorit. Ja ma proovin ära. Mul on mõte, mida ma sellega teha tahan. Ja selline tellimus. No tere hommikust. Nii, ma olen siin hommikusöögi juba ära söönud ja varsti lähen trenni. Täna on siis laupäev, mitmes meil on 6. Aga ma tahtsin näidata, et meil on sõbrannaga Liisuga siis iga aasta selline traditsioon, et me teeme üksteisele advendikalendrid. Ning sain siis Liisu kalendri ka juba tükk aega tagasi kätte, õigel ajal ikkagi. Olen siin mõned aknad ka juba avanud, aga vot selline ta näeb välja. Ja Liis minu arust eelmine aasta tahtis mulle kinkida selle, sest ma läksin Austraaliasse ja see on siis selline poolik advendikalender nii-öelda, et 12 päeva. Et oleksin saanud siis täpselt ühe akna avada päevas, sest ma läksin umbes detsembri keskel Tokyosse. Ja nüüd ta siis, kuna see ei tulnud kohal õigeks ajaks, kinkis mulle teise, siis mulle tundub, et see on nüüd see, et siin on siis ehted. Mingi aeg ma näitan, kui ma avan seda, aga praegu tänast päeva mul siin ei ole. Ja siis on mõned karbikesed ja ühes karbikeses juba oligi näiteks Vanemuise kinkekaart, et see on teatrisse minna. Ühe karbi olen veel saanud avada, seal oli siis näomask, äkki oli mingi silmamask, et siuke pisike kaardikene juures ja hästi selline armas ja läbimõeldud. Et jah. Täiega äge, täiega põnev on minu arust advendikalendrite tegemine. Ma olen ka mitmeid kordi nagu ise teinud advendikalendri või siis
praegusel ajal nagu leiab absoluutselt igasuguseid kalendreid, et kohvi, tee, ehted, kosmeetika, mida iganes. Et valik on nagu päris suur, aga minu arust eriti äge on ise teha, et selline personaalne advendikalender. Nii, mis veel? Täna ma tegin siis poseerimise, et väike vormi update, võtsin ka mõõdud, et mõõdud on siin vähenenud, ma vaatan kohe. Et selline kogu kehalt, kogu mõõtudelt on siis kokku läinud 11,5 sentimeetrit. Et mul siin vahepeal kehakaal oli 65 peal, et alustasin siis 69,5 ja vahepeal jah, oli 65, aga praegu nüüd paar päeva on olnud selline 65,5, et ja ma tunnen ka kohe keha on rohkem nagu paistes. Ma olen vähe maganud, millegipärast on unetunnid jäävad lühikeseks, mitte sellepärast, et mul pole aega magada, aga sellepärast, et kuidagi ei tule nagu õhtul seda und peale ja hommikul kaob varauni ära. Et seda peaks kindlasti parandama, et uni on ülioluline, aga trennid on mõnusad sellegipoolest ja väsimust suurt nagu otseselt ei ole. Et mul on olnud sellist nagu pearinglust ja õhtuti just, aga muus osas nagu on suht hästi kõik vist. Ja täna siis ma nüüd kohe varsti lähengi trenni ja eile ma ei saanud trennis käia, kuigi oli plaan, aga ma käisin üleeile siis Botoxis meditsiinikliinikus ja ta ikkagi soovitas mulle, et hoiaks selline 24 tundi vahet sees, et lasin siis siia kurjusekorts hakkas häirima ja silmaümbrusesse ka, et tegelikult natukene ma ise näen vähemalt, et nägu on pisut nagu turses, aga see on normaalne, et see läheb üle. Jah. Ma teagi, rohkem nagu ei oskagi midagi öelda, et nädalavahetuse ma veedan Kosal, lähengi pärast trenni bussiga sinna, et võib-olla teen mõned videoklipid seal, sest et pühapäeval ma lähen kindlasti sinna trenni, et annab mängida, et pean tegema mingeid kohandusi kavas, aga see on okei. Ja siis ma arvan, et selle nädalavahetusega ma võtan selle vlogi otsad kokku, see tuleb juba päris selline mitme nädala vlog ja alustan uuel nädalal uuesti, siis esmaspäeval. Ma ei ütle teile, mis ma esmaspäeval teen, aga ma näitan seda siis järgmises vlogis. Tšau, praegu!
Nagu nii, selle nädala viimane trenn sai tehtud, 5. trenn, tegin siis siin kusagil seda, nagu nägite. Trenn oli väga hea, et igaks juhuks tegin ka pool tundi kardiot, sest kuigi tegelikult ma kuskil nagu reedel tegin, kaldega lindil nagu kõndisin, aga ei saanud seal pulssi piisavalt palju üles, et see võib-olla ei läinud mu kardio arvesse. Siis ma tegin täna veel pool tundi. No nii, igaks juhuks. Aga ma sain täna siinult ka tagasisidet poseerimise osas ja vormi osas üldiselt. Et kõik on hea, kiitis mind. Et vahepeal on seda kiitust ka vaja, et ma olen päris nagu kriitiline enda suhtes. Noh, see lihtsalt tuleb selle alaga kaasa. Peadki olema kriitiline. Ja jah, ühesõnaga kõik paistab praegu okei, tipp-tapp. Ja vaatame siis, mis edasi. Et ma loodan, et sujub ikka endiselt hästi. Täna ma siis naudin veel pühapäeva. Natuke veel samme teha ja siis puhata. Ja ma arvan, et selle vlogi ma siin nüüd lõpetangi ära. Et homme on esmaspäev, uus nädal. Väga tihe nädal tuleb. Aga ma naudin praegu seda, et mul on palju teha. Ma olen hästi aktiivne. Et see aitab tegelikult sellele dieedile väga palju kaasa. Rohkem ei olegi vist midagi rääkida. Kui sul tekib küsimusi, kirjuta kommentaaridesse. Vastan hea meelega. Ja tänaseks siis kõik ja kohtume järgmises vlogis. Tšau!